Sel korral tutvustaksin Learning Appsi keskkonnas reaalajas koostöö võimalusi ja need leiate, kui te kõigepealt registreerute või kui te olete registreerunud, logite sisse, nii nagu mina praegu. Nii, login. Edasi lähete Apps durchstöbern, klõpsate sinna peale. Ja siin on nüüd kategooriate all need spetsiaalsed võimalused, mida siis saab tundides kasutada reaalajas koostööks. Ja nagu näete, siin on mõttekaart või ideekaart, siis selline seinaleht, kuhu saab postitada igasuguseid pilte või siis videot või siis sõnavara või lauseid teatud teema kohta. Siis oli siin võimalus ühiselt kirjutada, mis sarnaneb siis ühiskirjutamiste keskkondadega, nagu näete, erinevate värvidega ja ongi Etherpadiga tehtud. Mõnele tuleb see tuttav ette. Siis on veel võimalus pilte koos märkida, siis on võimalus reaalajas vestelda, chat siis siin ja selline märkmete raamat. Nii, ja me vaataksimegi kõigepealt ehk seda seinalehte näiteks. Klõpsate siia peale, siin all on näha, et see on saksa keeles ja siin paremal on iga selle äpsi juures näha, mitu korda seda on vaadatud. See on üks enim vaadatuim töö siin praegu. Klõpsate peale. See avaneb, topeltklõps. Nii. Ja siin ta siis on. Kui teile see töö meeldib, nagu siin on ilusasti näha, et siin on fotod või pildid ja isegi video ja sõnavara. Ja siin üleval on, kui tahate teksti sisestada, siis klõpsate siia. Kui pilti, siis siia, siis on näha siit, et teil on võimalus 3 moodi seda pilti üles laadida, kas Wikipeediast või siis kohe te leiate internetist foto või pildi, millel on URL aadress, kleebite siia ja pilt verwenden, pilti kasutada ja ta ilmub teie sellisele seinalehele. Või siis nagu siin on see image check, kus siis on eelnevalt see foto juba üles laetud. Nii. Ja siis on võimalus laadida üles siit jälle audiofail samamoodi, et kas leiate YouTube'ist või siis aadressiga või te kohe salvestate seda. Siin on kõik selleks loodud, paar klõpsu ja te saate oma audios siin koha peal valmistada. Nii, see oli siis videoklõps. Samamoodi otsite või siis sisestate video aadressi ja saab selle siia. Nüüd vahva on see, et kui teil jääb see töö näiteks pooleli või siis te saate oma töödesse selle siin kohe salvestada ja hiljem edasi teha. Ja kui teile meeldib see töö, siis on võimalus siin, kui klõpsate ähnliche App erstellen, klõpsate siia peale ja midagi muuta ja teha oma töö. Ja tõepoolest see on võimalik siis ükskõik mis kohast koos töötada. Et väga hea mõte ka näiteks rühma või projekti või kodutööde tegemiseks. Nii, pärast salvestamist on siis näha, et nii nagu nende teiste äpsidega selles keskkonnas, nii ka siin saab vastavad aadressid ja koodid ja saab seda vistutada siis või lingistada veebilehekülgedele. Ja see olekski kõik ja need on tõepoolest sellised väga vahvad keskkonnad keeletundidesse, aga miks mitte ükskõik mis ainesse. Teile rääkis Aimi Jõesalu.